ette, et meil on siin, ütleme, igas valdkonnas tuleb peale uut põlvkonda, eks ole, ja uusi tegijaid ja uusi avastajaid ja uusi huvilisi ja uusi neid, kes on kirjaga mingi valdkonna suunas, näiteks konstellatsiooni suunas. Ja meil on uut põlvkonda peal. Ants Rootsan on üks nagu näide, eks ole, näiteks. Neid kindlasti on veel. Minu esimese grupi õpilane siis. Okei, no võt. Ja mul on küsimus, mis sa arvad sellest, et kas, kui palju on see konstellatsioon muutunud või kui erinevalt seda tehakse, näiteks sinu puhul vanem põlvkond ja siis võib-olla rootslane, kes on nagu noorem põlvkond ja võib-olla veel nüüd mingisugune temast veel omakorda noorem põlvkond, kes tuleb peale. Et kas see ikkagi on läbivalt samasugune või seda on ikkagi juba nagu kohandatud vastavalt siis ühiskonnale või vajadustele? Ei ole samasugune. See ongi niimoodi, et mina tahan klassikas nagu kinni hoida või ma nagu, mulle meeldib klassika sellepärast, et ma tegelen ka õpetamisega ja siis, kui ma õpetamisega tegelen, siis ma, ütleme, pean looma seda vundamenti. Baasi. Kus siis saab siis mingid oma teadmisi lisada, näiteks rootsalase puhul ka natuke hüpnoosi, siis Anastasia, kes seal selgelt nägijad saates oli, siis tema lisab seda kaarti poolt ja nii, et me kõik oleme kordumatud, ütleme, kasutame neid võtteid, mida me võib-olla varasemast teame, võib-olla oleme ja teeme sellisest nagu kombo, et nüüd viimasel ajal lööb laineid mingi veekonstellatsioon. Vee peal pannakse mingid asjad ujuma ja siis nad kuhugi ujuvad. Ma ka ei tea rohkem. Huvitav, kas seal on see teooria taustal, et vesi mäletab läbi raku mingisuguse mälu? Öeldakse, et vesi on elav. Ja siin ongi hea koht, et ma tahaks öelda, et õhk on elav. Et tegelikult, kus on meie, ma ei tea, mõte tuleb, kas mõte on ikkagi nagu ajutegevusega seotud või ta tuleb väljastpoolt. Et mul on tunne, et mingid ideed ja mõtted. Need söödetakse? Jaa. Või me korjame üles kuskilt? Me korjame üles kuidagi mingil moel ja see tuleb ikkagi väljastpoolt. Nii nagu praegu on hästi populaarne on see vaimu teema, et kõik nagu vaimse tervisega. Aga mis on vaimu definitsioon? Et minu arvates seal on nagu segadus. Et meie mõistes vaim on see, mis on inimesest nagu väljaspool. Et hing ja keha on koos, aga me oleme teatud konstellatsioone ka teinud, kus tundub, et kui keha ja hing on heas kontaktis, siis vaimne osa on lähemal. Kui kontakti ei ole, siis vaimne osa on hästi kaugele. Aga mis see vaimne osa on siis nagu meie enda essents või algolemuse mingi jupike või kuidas seda nagu mõista paremini? Ja mingi suurem tervik. Ega me konstellatsioonide puhul ka, ma arvan, et me oleme ikkagi nagu lapsed liivakastis, me teatud asju tunnetame, teame, kõike ei tea. Ja ega vaimu puhul on ka nii, et seletada võib erinevalt, kellele mingi, ma arvan, et siin pole nagu õiget ja valet, et kellel nagu mingi selgitus sobib, et nii see ongi, et enda jaoks need, kes ma ei tea, õpetavad või mingid teadmisi jagavad, nende jaoks peaks olema nagu mingid definitsioonid nagu olemas, et selge, et mis on näiteks armumine, mis on armastus, ei saa nagu rääkida, kui ei ole sellist eristatavat arusaama. Jah, et kokkulepet, et mis see minu mõistes on, ja siis sellest tulenevalt ma hakkan seda teemat nagu seletama, et konstellatsiooni definitsioon näiteks on, et see on protsess kinnijäämisest liikumise. Nii et kõik, mis maal põhimõtteliselt peaks liikuma, seisev vesi läheb roiskuma ja protsess ühelgi inimesel ei ole hea kuhugi kinni jääda, et tegelikult me peaks nagu kõigist nendest elulistest kogemustest läbi saama, kui üks mingi sündmus on liialt hull meile mingil ajahetkel,
siis jah, me jätame nagu mingi hingeosa sinna maha ja siis tuleb keegi siis, ma ei tea, järgnevatest põlvedest korjab selle üles või me siis ise sellega tegeleme teatud aja möödudes, me korjame selle üles ja vaatame sellele otsa ja lähme sealt läbi. Et kui trauma ka tekib, siis see trauma on liialt, sellel momendil võib-olla liialt raske sellest läbi minna või ühest süsteemist mingi sündmus on trauma, teisest süsteemis ei ole. Et see on ka hästi erinev ja sellepärast ongi, et konstellatsioon on nii individuaalne, et siin ka selliseid päris selgeid reegleid nüüd välja tuua on tegelikult suht võimatu, et konstellöör alati konstellatsioonis läheb tundmatusse ja on hea, kui ta mingeid analooge nagu unustab nagu kõik ära, et see on nii ja siis on teatud hüpoteesid ja need tulevad, need ka tulevad. Tegelikult on ju niimoodi, et konstellöör nagu toimetab selle inimesega ja siis äkki tal tuleb mingi tunne. Ja kust see tunne tuleb? Kas ta tuleb siis meie seest või tuleb väljaspoolt? Mul on tunne, et ta tuleb väljaspoolt. Ja siis kontrollib seda tunnet, kas nii võiks olla, ja siis selgub, et paljudel juhtudel nii ongi. Et konstellatsioon on selline teiste sõnadega veel tõde, et näiteks need samad esindajad, kes seal väljal on, nad ei saa öelda midagi sellist, mis ei ole tõde. Et kui konstellöör ütleb ka mingi lause ette, et seal on sellised vabastavad laused, mis siis energiaid nagu ütleme liikuma panevad. Jah, liikuma panevad mingid suurnud punkti selliseks. Löövad siis nagu sinna elu sisse natuke, et siis on samamoodi, jah. Et ta ei saa öelda seda, mis ei ole tõde. Et see on hästi huvitav. Siis konstellöör otsib nagu uusi sõnu ja siis mingeid sõnu ta saab öelda. Sul on raamat. Üks on siin laual, üks minu käes. Et raamat nimega Konstellatsioonid, mõttekriips, kas karta või kasutada. Ääretult huvitav pealkiri. Ma jõudsin seda ka tiba sirvida. Läbi lugeda kahjuks ma ei jõudnud seda nii kiiresti. Aga väga huvitavalt kirjutatud ja mul tekib kohe see küsimus, et aga räägis korra sellest raamatust, kus seda raamatut osta saab ja miks on ta selline pealkiri, et kas karta või kasutada? No aja jooksul on see nii tulnud neid pealkirju, ma olen sellest ka ennem rääkinud, oli algul mitu ja jäi lõpuks see, et olen näinud sellist pilti, et osasid inimesi hästi tõmbab konstellatsioon. Nad on saanud nagu oma teemadele, ma ei tea, lahendusi, selgitusi. Ja teisi hoiab hästi kaugele eemale, et milles siis asi on, et tegelikult kartmine on seotud ju mineviku mingite kogemustega. Ja ma siis selles raamatus nagu on kaks põhiideed. Üks põhiidee, et need, kes tahavad karta, need võivad siis karta rohkem. Et loevad raamatu läbi, saavad aru, et see on midagi jama, mingi jama, et siia ei tasu minna. Aga need, kes on kahe vahel, et kas karta või kasutada, siis et nad saaks kindlustunnet selles, et kui kasutada, siis midagi olulist ei juhtu. Konstellatsioon on selline kaheosaline, et on konstellööri osa ja on kliendi enda osa. Ja kui klient ei kasuta seda oma elus, mis ta konstellatsioonis nägi või millega oli seotud, siis see lihtsalt ei hakka tööle. Need on ka see, kes ei usu konstellatsioonidesse. Sellega konstellatsioon on ikkagi alateadlike seoste ja energiate tasand ja kui
kui inimesel ei ole usku nagu sellesse teemasse, siis tegelikult võib konstellatsioonis käia, midagi ei juhtu. Aga samas mina, kes ma olen siis 20 aastat konstellatsioonides olnud, no ma ütleks, et kõik on paremaks läinud. Et kehaline, füüsiline olek, sellised teadmised, elu on kingitusi teinud, et ega me kõik mingil eluperioodil võime kuskil põhjas ära käia ja eks sealt need konstellatsioonid tulidki, et see oli kingitus mulle. Ma üldse arvan, et mul on elus hästi palju kingitusi tehtud. Nii nüüd praeguse pere suhtes kui ka kõige selle suhtes, et kuidas ma võin öelda, et ühe elu jooksul ma olen võib-olla 4 elu ära elanud. Et just suhete tasandil näiteks, kui ma oleks kuhugi kinni jäänud, siis kõik oleks nagu tulemata olnud. Aga ma olen otsustanud kasvada ja kasvada saab nii, et esitame endale küsimusi ja hakkame siis neile vastuseid otsima. Sellepärast kõik on isiklik, seesama suunavõtt, seesama feng shui või seesama, et me suuname kuhugi oma tähelepanu ja siis see hakkab toimima ja siis kuhu ma suunan, kas ma suunan miinuspoolele või plusspoolele. Muuseas, kui olla liialt seotud selle minevikuga, siis me nagu energeetiliselt keerame ennast nagu mineviku suunas, me ei vaata nagu elu kulgemise suunas. Ja sealt hakkavad igasugust hädad pihta. Mis tähendab seotud minevikku, kuidas see väljendub selles? Ma pidevalt nagu nämmutan seda minevikku või? Jah, mingi mineviku sündmus näiteks, ütleme, et mineviku sündmused on need, et kui näiteks emal on poeg, kes on liigtarvitab alkoholi, kasutame ilusaid sõnu, siis ema nagu linna peal näeb kogu aeg neid inimesi, kes on purjus. Okay. Ja sellepärast ta tähelepanu on kogu aeg seal, et tal ei ole õnnestunud nagu kuidagi midagi poja suhtes nagu paremaks teha. Ja siis me kanname seda ja siis me tähelepanu on seal ja siis me ei näe seda teed enda ette, kus me peaks tegelikult keerama ja liikuma ja siis energia paarisuhetes on samamoodi, et kui minevikus oli kõik ilus ja nüüd enam ei ole, siis kuhu seal me pöörame ka selle energia, et see on mõningal määral on ka see selline mõttetegevus, et teadlik, kui ma olen teadlik mingitest asjadest, siis ma tegelikult oskan käituda, näiteks laste kasvatamisel konstellatsioonidest on hästi suur abi. Ja need lapsed, kes praegu sünnivad, need vajavad teadlikke inimesi. Need vanematel tavaliselt ei ole aega, ei ole teadmisi ja siis näiteks lasteaia kasvatajad, kui nad on teadlikud mingitest nähtamatutest protsessidest, meil on selline fenomen, et päris palju inimesi, naisi peale õpet läheb kuhugi lastega töösse ja neid vajatakse seal. 2 käega võetakse vastu, sellepärast, et neil on süsteemne vaade, konstellööri pilk, näevad ära, mis lapsega toimub. Hiljuti siin oli üks sündmus, kus samamoodi siis algul lastega toimus seal lasteaias mingi segadus, aga pärast kõik see, mis nad kodust olid kaasa võtnud, sai jääda lasteaia ukse taha ja lapsed hakkasid ilusti koos mängima, nii et selliseid lugusid on ilus kuulata, ja nad soojendavad. Et kui me teeme mingeid asju ja teeme nii, nagu oskame ja anname endast parima, nagu sina annad endast parima, mina annan endast parima, no ja siis ongi, võib-olla me eksime, võib-olla meil on mingid tõesti omad nüansid seal juures, aga kui ma tean, et ma annan seda, mida ma oskan ja mis
mis siis mulle nagu sobib, siis mul on enda nagu selle nullpunktiga või keskpunktiga ka kõik korras, et ma ei hakka siis muretsema, kui tuleb mingi, ma ei tea, tagasiside selline, et kellelegi miski ei sobinud. Nii et niimoodi ta umbes on. Kui rääkida raamatust, kus seda osta hetkel saab? Osta, jah. Osta saab ikkagi meie raamatupoodides on see Rahvaraamat ja Apollo, et mõlemas on müügis. Kusjuures müügis on ka huvitavalt, et kui küsite, et kuhu riiulile see raamat asetada, siis ma ütlesin, et ei tohiks olla esoteerika, on ju. Esoteerikaga konstellatsioonidel ei ole midagi puhub ja ei tohiks olla psühholoogia. Sellepärast, et psühholoogiaga mul on ka mingi eriline selline, mul on siin oma taust nagu sellega. Ja lähen ma siis Apollosse ja vaatan psühholoogial. Ei hakanud seal korratama, võib-olla las olla siis, aga ma oleks tahtnud seda enese arengu alla nagu saada. Et ma kirjutasin ka, et aga kui nemad näevad, et nii on nagu parem, siis ma jätan ka nendele spetsialistidele õiguse otsustada siis, kus see raamat võiks olla. Tihtipeale on jah, need konstellatsioonid ja erinevad teraapiavormid on pandud ikkagi esoteerika alla. Väga tihti. Ja Antsu raamat tuli ka esoteerika alla. Ja see on üks selline hästi raskeid punkte, et tegelikult kui konstellatsioonid panna esoteerika alla, siis saabki olla nii, et teaduspõhine nagu neid ei tunnista. Sellepärast, et esoteerika on tõesti omaette tasand. Aga kui konstellatsioonid panna erinese arengu alla, kus inimesel on ise õigus otsustada, kuidas ja mida ta teeb, siis minu arvates ja huvitav on just see, et meil arvatakse, et inimesed on rumalad, et nad ei suuda otsustada ja nad ei suuda aru saada, et mis on hea ja mis on halb aga tegelikult mina ütleks, et ei tasu inimesi nii väikseks teha, et nad nagu millegagi hakkama ei saa ja aru ei saa. Ja. Et nii ta on. Mis on, sa oled pikalt konstellatsioonides olnud, et enam me küsimused oleme moodustanud ka selle nurga alt just, et kuidas rääkida sellest konstellatsioonist natukene teise nurga alt kui sellest, et mis see on ja kuidas see käib ja kõike seda tuleb ka juurde, aga me räägime natukene teise nurga alt ja mis esimene asi, millest tahaks nagu kohe nagu peatuda või millel peatuda ongi sama, mis ma endale siia kirja pannud ka, et mis on konstellatsioonides sinu arvates üks sügavam mõte, mida enamik inimesi, kes on kokku puutunud või veel kokku puutunud elaga, mõtlevad selle peale, et võiks tegelikult ei mõista. Mis on see varjatud süke asi? No tegelikult see sügavam, mida inimesed ei mõista, et see ei olegi nii varjatud. see on niimoodi, et konstellatsioonid ei ole meie igapäevaelu. Me spetsiaalselt läheme teisele tasandile, mingis turvalises ruumis tekib väli ja väljal siis avalduvad teatud seosed. Igapäevaselt me ei ole nende seostega, me ei ole teadlikud nendest seostest ja veel enam, et nad tekivad ka nii, et meil ei ole neist pääsu, sellepärast, et me ei sünni nagu oma peresüsteemi jälle nagu tühjale kohale, enne meid on olnud elu, peale meid läheb elu edasi, et me oleme sellise mingi väikse lüli osas seal konstellatsioonis ja automaatselt konstellatsioon ei tule meie igapäeva ellu. Aga varem oli selline uskumus, et niimoodi nipsust ja konstellatsioon tehtud ja nüüd lähen tugitooli ja ootan, et millal on. Maailm näitab mulle. Aga tegelikult siis jah, ja neid intervjuu ajal siis neid sündmusi me küsime sellepärast, et meil on teada sellised energeetilised seosed siis, et kus võib olla siis mingi siis
energia seiskumine ühest küljest või kus mingi asi ei ole saanud lõppeda või mingi trauma, mis ei olnud mingil hetkel nagu võimalik läbi elada, mis oli väga ebaõiglane kellegi jaoks, et need tuleb siis hiljem oma ellu tuua ja sealt sügavalt enda seest tuleb läbi minna ja siis alles konstelleerida, nii et on konstellööri osa ja on selle inimese osa, kes konstellatsiooni tuli tegema, et tema vastutust, kas ta võtab neid asju kasutusele või võtab, mida ta nägi sealt uuest punktist, ütleme uuest vaatenurgast. Et see on selline suurim eksiarvamus. Võib-olla seda viimasel ajal on vähem, aga aastaid tagasi oli see väga, väga suur selline arvamus ja siis oli probleem, et kui kellegiga miskit ei toimunud ja on teemasid, mille peale tehakse konstellatsiooni 3-4 korda. Seal võib olla ka nii, et süsteemi piirid on hästi tugevad ja nad ei taha muutusi, peresüsteemid on jäigad võivad olla ütleme siis natuke leebemad. Millest tekib jäikuse leebus? Või millest sõltub, kas ta on jäik või leebe struktuurilt? No näiteks keegi mingi vanal ajal jäi ellu tänu sellele, et ma ei tea, tegi mingeid kindlaid asju. Ja siis ütleme, et tänapäeval on elu nagu nii palju muutunud, et ei pea niimoodi enam toimetama ja siis need jäigad perereeglid, nad kanduvad perest pere. No näiteks ma võin oma kogemuse tuua, et isa mulle hästi õpetas seda, et kui veoautoga sõita ja süüte võtmes on hästi palju teisi võtmeid, siis see süütelukk kulub ära ja võtmed kukuvad põrandale ja siis õigel ajal ei saa autot ütleme peatada. Aga nüüd ei ole autovõtmeidki enam. Need autod lähevad nupust käima, et mis ma selle teadmisega teen. Mul ei ole mõtet seda teadmist nagu kanda. Ja need ongi need seljakotid, mida me kanname ja milles mõni süsteem võib olla hästi jäik. Ja siis tuleb ka seal need muutused suhteliselt võib-olla nad võtavad aega läbi uue kogemuse, et kui me lubame ütleme, energiate tasandil, et me toome peresüsteemi midagi uut, siis on meil rohkem võimalusi ja siis teistpidi me võime olla nagu peresüsteemi teenistuses. Siis me kaugeneme oma isiklikust saatusest, põhimõtteliselt ei ela oma isiklikku saatust, vaid täidame seal süsteemselt mingit rolli. Ja need näited on ka igapäevaelus täiesti olemas. Mulle tundub, ja ma ei ole spetsialist, aga mulle tundub, et päris paljud, ma kujutan, et elavad mitte enda nagu elu või nagu enda saatust, vaid on kinni selles süsteemis siis või kannavad kellegi teise mingeid tegemata asju. Näiteks esimene asi, mis süsteemselt tuleb, on ametite valik. Et on ju kõigil teada, et need, kui muusiku on keegi peres, siis lapsest saab ka põhimõtteliselt muusik ja kui on sportlane, siis saab enam-vähem sportlane. Ja siis ongi niimoodi, et vanemate kaudu tuleb meile nagu võib-olla nende unistuste mitte täitumine või et nad ise ei suutnud oma unistusi võib-olla lõpuni või aga läbi laste nad tahavad nagu seda teostada ja siin on sportlasi mitmeid, kes isa on treener. Ja pushib jõhkralt. Ja siis ongi nii, et sealt me saame esimesed ülesanded on ju, täidame neid, minul on ka niimoodi olnud, et õpitud erialalt ma olen ehitusinsener. Ja ise tahtis, et ma saaks ehitaks. Aga hiljem ema on mul selline kirikuinimene ja oli, tähendab, vanemad on surnud. Ja siis tema tahtis, et ma oleks laulja, inimestega tegele ja sellised pehmemad asjad nagu.
mida sa täna ka teed? Ja mida ma täna ka teen, ma tahtsingi öelda, et kuni kuskilgi 40. aastani ma täitsin nagu seda, mis isa soovis, et ma oleks ja sealt edasi hakkasin seda kannapööret tegema ja mul elu seda võimaldas. Teen seda, mida ema soovis enam-vähem, mida ma olen. Nii et me ei ole üldse nii vabad, et kuskilgi seal 40-ndates meil tekibki see, kus vanemad kas kaovad ära juba või nende mõju väheneb. Ja siis alles meil tuleb see idee, et mida ma tegelikult tahaks teha. Kas sealt võib tulla see sisse ka, et sul 40-st on see keskea kriis nii-öelda, et elu võib inimestel väga nagu pea peale minna? Et seal kaob mingi mõjutus ära ja teiselt poolt sinu enda siis olemine läheb nagu tugevamaks ja tuleb rohkem esile või see pigem nii üks ühele must näide ei ole, et need oma seotud oleks? Ei, keskea kriis, ma arvan, et on teistel alustel, ta on ikkagi, me saame nagu endale midagi tõestada, et sellise süsteemiga nagu nii väga ei ole seotud, see on selline isiklik protsess, millestki läbi minna, et pigem jah, ta võib olla mingis mõttes protest, ütleme, et kui on see puberteedi aeg on ju, siis me ka kasvame. Et tegelikult on väga suur muutus nagu meie elus, et me nagu noorukeast siis saame täiskasvanuks ja see ajaliselt on küllaltki lühike periood ja see tekitab hästi palju selliseid ettearvamatuid, me ei oska sellega nagu toime tulla ja ma usun, et see mis meil toimub 40-ndates, et tahame midagi endale tõestada või läheme nagu teise ütleme teadvustamata piirkonda või oma elu mingisse tsüklisse, kus meil teatud protsessid. Öeldakse, et kui on kriisiaeg, siis ka need, kes ei taha seda kriisi tunnetada, siis need ostavad veel uusi autosid, et endale tõestada, et ma ei ole kriisi. See on umbes sama, et ma tahan endale tõestada, et ma veel suudan ja ma olen atraktiivne. See on see, ma arvan. Aga see on isikliku arenguprotsess, ta ei ole süsteemne, ei ole võib-olla pere teemadega nii seotud. Mul on küsimus ka selles osas, sa rääkisid enne tõest, et konstellatsioon, mida räägitakse, on tõde. Ja enne kui sa saad selle vastata küsimusele ja kui ma küsimuse küsin, ma igaks juhuks panen praegu juba laadima. Et tulles selle tõe jutu juurde, mind lihtsalt paelab see mõte ja ma ise seda kogesin ka. Ma olen käinud konstellatsioonis ka, ma arvan, kuskil 7 korda äkki. See on küll huvitav teadmine. Ja sellest võib-olla 5 korda on Ants Rootsase juures järjest. Elukaaslane on käinud ka Antsu juures. Ja mul on teinud ka teised coachid või coachid eesti keeles, kes on kasutanud siis konstellatsiooni enda tehnikatele, on tehtud. Ja mul on seda veel üritanud teha nagu nii välja mängimistega kui ka lihtsalt infona kui ka mingite muude visualiseerimistega, hüpnoosiga. Ma olen natuke saanud kogeda seda. Ja ma pean selles mõttes ütlema, ma ei tea, ma ei saa täna öelda, et näed, konstellatsioon või Ants Rootslane tegi mind korda. Ma ei saa seda öelda, aga ma mäletan selgelt mingeid hetki, kus näiteks ema vastu kadus viha ära pärast Antsu sessiooni, konkreetselt, ma mäletan seda. Ja siis on olnud mingi coach'i sessiooni, kus ma lihtsalt nutan mingi isa teemade pärast, mis ei olnud üldse kuidagi nagu konstellatsioon, vaid lihtsalt puhtalt nagu selline hästi eksistentsiaalne, filosofeeriline vestlus, ta küsis küsimusi, mina vastasin enda seest. Aga mis kõikide puhul nagu hästi huvitav ongi see sama tõe asi, et mul oli selgelt meeles, et kui konstellöör neid lauseid siis hakkab ütlema, mida ma kordan, näiteks mingites sisendustes või mahalaadimistes või kuidas iganes on, siis mingi energia tagasivõtmises või siis see kõlab täpselt nagu minu isa või ema räägiks. Ja me isegi töötasime minu vanaisaga, keda mina ei mäleta, vanaisa, vabandust, keda ma ei mäleta, aga mul on temaga mingi tohutu connection olnud just surmahetkel ja enne surma, kui tal vähk oli. Ma olen sellest siin hästi või rääkinud ka, aga ma mäletan seda, et kas siis mulle tundus, et tema räägib, kuigi ma ei mäleta teda nagu niimoodi inimesena üldse. Et küsimus on nüüd see, et kuidas see saab olla võimalik, et kus see jutt tuleb?
on ju, sinu konstelleri, inimene, kes praegu meid kuulab, vaatab, võib-olla see ongi see hirmu koht. Üks need hirmu kohtadest enne. Kuidas ta teab öelda neid lauseid, mis kõlavad nagu minu isa räägiks, minu ema räägib? Sa pead kordama neid kõiki küsimusi, siin on hästi palju. Et esiteks ma siin raamatus toon need kohad välja, kus on süsteemne nagu nägemine, mõtlemine ja igapäevane siis, et kus on täiesti erinevad sellised vaated ühele ja samasel sündmusele. See on üks asi. Konstellöril, kus nad tulevad? Ma enne ütlesin, kus tulevad. Antennid on püsti. Ja võtad vastu. Ja sealt võtad vastu ja see on huvitav jah, et tõesti tuleb. Et mingil hetkel võib endale täiesti öelda konstellörina, et ma ei tea, mis siin teha. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Ja siis teisest hetkest tuleb mingi info, et siin äkki on see, et ma katsetan, et ma proovin seda lauset. No ja osutub, et ongi nii. No näiteks need vanaisad ja vanaemade teemad on ka niimoodi, et kui kellelgi on hästi tugev side selle põlvkonnaga, siis seal põlvkonnas on mingi raske sündmus olnud ja siis need vanavanemad, neil ei ole õnnestunud kõike anda nagu oma lastele. Ja siis nüüd see, mida nad ei ole saanud anda oma lastele, nad üritavad anda lastelastele. Aga selle heaga, mis nad soovivad anda, tulevad siis alateadlikult nende samade nägematade seostega ka nende elu sündmused, millest neil endal ei ole õnnestunud läbi minna. Ka hirmud, ma kujutan ette. Ja ka hirmud, jah. Ja siis ongi niimoodi, et konstellör on õppinud neid seoseid, et mis seal võib olla ja siis katsetab, kas see peab paika, teine asi peab paika. Kusjuures need sõnad, nad jah tulenevalt sellest energiast, mõned konstellörid lähevad väljale ja tunnetavad, et mis energia seal punktis on, mis vaade seal on. Ja siis selles energias olles sinna teise, kellega on seos, sinna poole vaadates, tulevad ka need sõnad. Ja vahepeal tulevad need sõnad esindajatel iseenesest, nad on hästi nagu kontaktis ja konstellör ei peagi ütlema. Lihtsalt see ongi tõde, mis seal sõnadesse nagu tuleb, et vahepeal need esindajad tunnetavad hästi ja siis nii ongi. See on päris hirmus olnud vahepeal. On, jaa, see hirmutab, jah. Ja siis küsitakse, et kuidas see võimalik on, aga see kuidas võimalik on, see on see, et me tahame seletust. Me tahame nagu aju tasandil nagu seletust. Ja järelikult see usaldamise teema, et sellega on meil probleem järelikult. Kui me küsime, et kuidas see võimalik on, siis ma nagu ennast ei usalda. Ja näiteks sina, kui tegid konstellatsiooni, siis kuidas sulle tundus, et oli ta sulle toeks, abiks, sa said nagu suurema kindlustunde, on ju nii, et see nagu toetab, et me oma mõtetega, liialt palju on selliseid segavaid faktoreid, et me oma mõtetega suudaks hästi puhtalt nagu seda saatuse teel olla, aga väljalt saame me tuge ja siis kindlustunnet ja siis me teame, et see, mis ma teen jälle, et see on okei. Näiteks mina ka, kui ma saaks sellise info, et see, mis ma teen, teeb halba mingil moel, siis ma ei teeks seda. Aga mul on ju 3 õppegruppi, ütleme iga aasta õppegrupp ja kui ma näen nende inimeste muutusi, isegi nägusid, kui nad tulevad järgmine kord, mis neil on jälle muutunud, siis see teeb südame soojaks. Ma arvan, et üks hirmu kohtades, kui rääkida sellest, kas karta või kasutada perspektiivist lähtuvalt, siis võib täitsa inimestel olla ka see, et
me mainisime enne esoteerikat märksõnana, et on tõmmatud paralleel ja kui seal on ka eelmised põlvkonnad, siis see paratamatult puudutab ka teemat surm ja lahkunud inimesi on ja neid hingetasandeid ja mis iganes veel. Et mul on ka see tunne, et inimesed võib-olla panevad nagu ühte patta, võib-olla mitte päris patta, aga tõmbab paralleeli sellega, et see on enam-vähem konstellatsioon nagu mingite lahkunutega suhtlemine. Mingi võib-olla musta maagia poole või võib-olla see on ka üks inimeste mingi hirm, sest et me ju tegeleme inimestega, kes tihti on ka lahkunud siit elust. Jaa, konstellatsiooni jaoks, tähendab, mul endal on selline seisukoht, et kõik, kes on tahtnud siia ilma tulla, millegipärast see on hästi tähtis nagu kosmilisel tasandil, kõik on jätnud mingi energia, mingi jälje, isegi need lapsed, kus on raseduse katkemine või ei ole sündinud või nad ikkagi jätavad jälje selles mõttes, et teised järgnevad lapsed võib-olla tunnevad neid energiaid ja see sündmus ise algul ju lükkab abielupaari lahku ja siis see nõuab pingutusi, et uuesti jälle energeetiliselt nagu heas seoses olla, sealt läbi minna. Et kõik need sündmused, jah, nad tulevad seal esile. Mõned kliendid on niimoodi, et nad teadlikult ei maini mingit asja. Ja siis välja peal see energia on olemas ja siis kui esitad küsimusi, siis alles ütlevad, et noh, ma tahtsin vaadata, et kas see tuleb välja või ei tule. Et nagu katsetavad ka mõningad, jah, et aga hirm, ma ei tea, ma ütlen, et peresüsteemid on erinevad, et naised tunnevad jah rohkem hirmu, mehed tegelikult tunnevad ka hirmu, meestel on ohtlik minna tunnete tasandile. Naised on seal naisenergias, naised siin tuleb ka vahet, on tunnete tasandiga okei ja vahepeal naised kutsuvad mehi sinna, kutsuvad ka õppesse ja see on ka okei. Aga meestel on see selline teadmata maailm, sellepärast, et meesenergias mehed on ikkagi mõistuse tasandil ja nad tunnevad seal nagu hästi, teavad materiaalse maailma toimimise põhimõtteid, reegleid. Ja sellepärast me olemegi paar, et üks paaris siis väljendaks ühte ja teine teist ja nii et hirme on ikka igal tasandil, see näiteks lapsekaotuse sündmus, see on ka nii, et 10 aastat võib olla kuskilgi ära peidetud ja isegi rohkem. Hiljuti oli konstellatsioon, kus ema sai aru, et nüüd on tütrega juhtunud nagu saatuses sama lugu, mis oli temaga ja ta ei seostanud seda. Aga tütar ise ütles talle, et kuule, et nüüd me oleme siis samasugused. Et juhtuvad need lood, kuhu ei ole vaadatud, nad korduvad ja kui omal tasandil me nendega ei tegele, siis need antakse lahendada järgmisele madalamale tasandile ja kui see mitu põlve ei ole saanud lahendust, siis võib-olla see, kes kunagi korjab selle teema üles või selle energia, ei tarvitse üldse teada, mis asi oli, et millega ta peab nagu kokku puutuma, et vanasti näiteks peredes oli palju lapsi, siis saadi nagu igal lapsel tuli mingi üks suguvõsa teema võib-olla hiljem, millega ta elus osad siis olidki edukad, teised võib-olla nendel nii hästi ei läinud. Aga nüüd, kui on peres ainult üks laps, siis kahelt poolt süsteemne side jõuab temani ja sellega on päris raske hakkama saada. Ehk siis mida rohkem lapsi, seda lihtsam? Jah, siin on küll nii. Ja peresüsteem ka võib olla selliseid hetki, kus hakkab nagu energia seal vähenema, nagu võib-olla kahanemise suunas läheb. Ja teine peresüsteem läheb kasvamise suunas, järelikult on õnnestunud millegi olulisega nagu korda saada ja saab kasvama. Siin on ka hästi palju näiteid mul isiklikult nagu lähiümbrusest. Et kõik, mis ma täna räägin, et iga asja kohta võiks nagu näite tuua ka, et kuidas need kahanemised ja
kasvamised ka peresüsteemis ja huvitav lugu on veel sellega, et kui mõni peresüsteem kahaneb ja lõpetab eksisteerimine, ütleme, et järglasi ei tule, siis tegelikult keegi võtab vastutuse, et ta on elus niimoodi otsustanud, seda vastutust võib-olla võetakse ka vastu mitu põlve enne seda, aga iga peresüsteem tahab elada igavesest ajast igavesti. Ja siis on olnud meil raskeid aegu, mõni võib-olla on oma elu nimel pingutanud, et elu läheks edasi. Ja kui nüüd siis mingil lähimal ajal elu edasi ei lähe, siis tema pingutused on nullilähedased. Et selles mõttes on hästi oluline, et meie pered oleks tugevad ja oleks kasvamas ja oleks terved. Et nüüd on teadlikkus olemas. Need kasutavad, kes tahavad, et lastel oleks kergem, sellepärast, et me pingutame ka oma eludes ju laste nimel. Jah. Lapsed on meie tulevikus. Minu vaade tulevikus. Ja kes siis ei tahaks, et lastel oleks lihtsam, kergem elu, kui endal on olnud. Nii et kõiki neid asju me teeme just sellepärast, et lastel oleks rohkem, ma ei tea, õnne, rõõmu, kõike seda. Nii et hirmu võib tunda, aga see ei vii nagu kuhu, et see on ikkagi seisak. Kui palju üldse peaks konstellatsiooni kui tööriista kasutama või peresüsteemi nagu vaatama ja surkima? Ja ma ütlen just surkima sellepärast, et ma olen enesearenguga tegelenud tänaseks. Ma arvan, et umbes selles hetkes, kui ma su pojaga tuttavaks sain ka, võib-olla midagi sinna kanti ja see on tänaseks circa 16-17 aastat pärast juba. Et ja mind reaalselt nagu, ma kohati nagu tunnen, ma olen nagu ära väsinud sest ammu juba. Ja kohati tundub, et seda on mõttetult palju olnud, sellist jube sügavat eksistentsiaalselt nagu surkimist ja otsimist. Ja teisalt on jällegi alati olnud mingid pustetükid, mis lähevad kokku, kui saad mingi kogemuse ja lähed surkima justkui. Aga küsimus sinul, et kui palju tasub üldse tegelikult sinna nendesse erinevatesse varasematesse põlvkondadesse sisse vaadata, kui sügavale pean ma hakkama neid asju üldse vaatama ja kas mingi hetk võiks öelda, et kuule stopp, aitab, hakka nüüd elama. Sest mulle tundub, et me ühiskondlikult ikkagi mitte kõik, aga väga paljud ikkagi kogu aeg otsivad minevikust neid vastuseid ja siis teine pool on see, kes ennast pidevalt arendab, ütleb, ta pole ikka valmis, kogu aeg ma võin juurde õppida. Ma pole valmis, võin juurde õppima. Ehk ta pole mitte kunagi piisav. Tegelikult on tohutu amplaa võib-olla teadmiste kogemustega. Et kust maalt tuleb see piir, et kuule, aitab nüüd, mine ela nüüd oma eluvahelduseks ka? No minu seisukoht on, et sõitvat autot sõidu pealt remontima hakata ei ole mõtet. Et see tähendabki seda, et kui ma enam-vähem keskelt hoian sellist mõistlikku tasakaalu nagu oma eluliste sündmuste vahel, siis mina ei torgiks. Näiteks ma isiklikult olen endal päris vähe konstellatsioone teinud. Ma arvan, et ma saan ka kasvada läbi selle, mida ma näen. Ja võib-olla kui hingeliselt tulebki selline vajadus, et tahaks nagu kellelgi kasulik olla või midagi teha, siis esindajana või vaatlejana tasuks mõnikord lihtsalt niisama konstellatsiooni nagu vaadata, et mis seal toimub. Aga see surkimine on tõesti see, et millest ma juba rääkisin, et me siis keerame ennast nagu mineviku suunas. Ja tegelikult see ei võimalda meil näha seda oleviku ja tuleviku suund või tuleviku suunda. Elamist, jah. Nii et nii vähe kui võimalik, ütleks mina. Vastavad vajadusele. Kui ikka väga pitsita valutab, siis kui aru ei saa, mis minuga toimub, ma tahaks nagu, et oleks teisiti. Kuidagi ei õnnestu. Siis on suur võimalus, et ma elan kellegi teise saatust ka. Et kui mul tahaks näiteks, et suhetes kuidagi oleks parem. Aga ei lähe, siis järelikult on mingi kordus, kusjuures konstellatsioonides on hästi suur osa kordustel. Ja kordused on see,
et konstellatsioonid ei tegele tagajärgedega. Aga igapäevaelu on meil tagajärg. Et me näeme igapäevaelu sündmuseid, need on tagajärg. Ja nüüd konstellatsioonis, kui keegi tuleb näiteks suhte teemaga ja see on kordus ja me toimetame sellega ja me ei jõua selleni, et minevikus keegi on elanud enam-vähem sama saatust, siis tegelikult, kuna see ei ole nagu, see on nagu tagajärg, ei ole põhjus ja me ei lähe sinna algsesse sündmusesse, siis tegelikult midagi ei muutu. Mingi aja pärast see kordub, tuleb tagasi. Nii et konstellatsioon võimaldab jõuda sinna algse sündmuseni ja on hea, kui inimesed nagu on teadlikud või teavad varasemaid saatusi. Mõnikord see väliga näitab seda, et see on juba tagajärg. Et siis saab, tuleb sinna vaadata, tuleb sellega tegeleda ja siis saab edasi minna. Nii et nii vähe kui võimalik oleks minu vastus. Nii palju kui vaja. Ja nii palju kui vaja. Just. Nii et see... Jah. Teen meelduletuse koha peal, et me oleme siin nüüd rääkinud konstellatsioonist. Kui sul on huvi endale see raamat soetada, siis hea kuulaja, vaata, palun mine Eesti suurematesse raamatupoodidesse ja sa need raamatud leiad. Autoriks on Kalmer Kase ja raamatu nimi on Konstellatsioonid, kas karta või kasutada. Anna võimalus, loe. Mulle tundub see nagu lausa privileeg lugeda kellegi raamatut või minul on privileeg täna sinuga vestelda, inimeste privileeg kuulata kedagi, kes on olnud Eesti konstellatsiooni üks mõnemates alustaladest enne, mille peal on kasvanud uus põlvkond. Et kui võtsime tippude tippu, siis nii-öelda võib öelda sinu poole, et sa oled see konstellatsiooni ristiisa peaaegu. No ei, ma ikka nii suurt vastutust enda peale ei võta, sellepärast, et nii-öelda võib-olla reaalsete konstellatsioonide kogemusi võib-olla kellegi teisel on rohkem. Sellepärast, et mul see õppega seonduv osa ei võimalda ikkagi nii palju praktiseerida jah, et mul on tegemist nende grupis olenevate teemadega ja ma teen ka kuus, teen võib-olla 10-12 konstellatsiooni. Aga võib-olla keegi teeb rohkem. Näiteks kui ma käin holistilises instituudis, siis seal ma teen päevas 6 konstellatsiooni. Ja seal on ka nagu, ütleme, et konstellatsioon ei peaks nagu väsitama, aga energeetiliselt ikkagi juhtub, et pinges olek ja selline, et natuke ikkagi õhtul annab tunda.